Kui me räägime absoluutsest vaesusest, siis me räägime inimestest, kelle leibkonna sissetulek kuus oli alla 346 euro. 2021. aastal oli absoluutses vaesuses kuni 17-aastasi. Räägime laste absoluutsest vaesusest 3300 ja viimased andmed, mis on 2024-ndast 11 800. See on üle 3 korra rohkem, see on selline 3,5 korda rohkem lapsi alates sellest, kui Reformierakond riigi juhtimise üle võttis, on langenud absoluutsesse vaesusesse. Mina ei arva, et lahendus oleks selles nõiaringis, et ühelt poolt muudkui muudame inimesi oma otsustega vaesemaks ja siis maksame toetusi. Et kui me vaatame nüüd viimase aja maksupoliitilisi otsuseid, siis selgelt on tegemist regressiivsete maksudega. Siin käibemaksu tõus, võitlus selle vastu, et toiduainete käibemaksu alandada, aga näiteks ka automaks, mis lastega peresid mõjutab tunduvalt rohkem kui lastetuid. Ja kui me jätkame siin rohepöördega, mis eluks vajalikud baasteenused nagu elektrivalgus ja küte pidevalt kallimaks teevad, siis võib peaaegu et 100% kindlusega väita, et kuigi suur majanduskasvu number võib näida hea, siis seal absoluutse vaesuse osas lähevad asjad halvemaks. Nii et minu soovitus on: valimised ei ole kaugel, inimesed, vahetame selle valitsuse välja. Aitäh!